paari kuu pärast hakkab peale ja nüüd sellesse kõik üle saada. Seekord tehti väike muudatus selles osas, kuidas tulevasi kubernare koolitatakse. Kui nüüd rida aastaid toimus see vahetult enne aasta konventi, siis nüüd tehti nii nagu kunagi ka paarkümmend aastat tagasi olevat olnud nii, et 3 päeva koolitati mind ja minu saatusekaaslasi siis Chicago lähedal ja seal oli võimalus siis ka tutvuda järgmise rahvusvahelise presidendi Jung-Jung-Choi plaanidega järgmiseks laiendusaastaks ja tema on täiendanud seda meie auväärt loosungit, meie põhimõtet kui söör sellega, et on lisanud siis inglise keeles sinna veel through diversity ehk siis läbi erinevuste. Ma olen püüdnud seda mõtestada ka iseenda jaoks ja rääkinud sellest ümarlaudadel ja veel teistelgi kohtumistel lajonitega. Ma ei ole head tõrget sellest või mõtet saanud, aga arvan, et me aitame mitmeti ja mõtestame siis seda ka lahti mitmeti. Iga grupi teeb seda isemoodi. Meie piirkond teeb seda jälle kindlasti teistmoodi kui meie külalised Soomest või Saksast või kust iganes. Ja sellel pildil oli siis meil võimalus kõigil tulevastel kuberneridel ka teha juba tulevase presidendiga pilt. Aga sealt natukene meie lipsudest juba paistab ka välja siis seda sümboolikat, aga see kästi meil kuni Milanoni panna sahtlisse ja enne mitte näidata, nii et mina seda lipsu täna väga kanda ei tohi. Nüüd siin on välja toodud siis need laiendusliikumise põhilised tegevussuunad, neid on juba aja jooksul kogunenud lausa 5, aga ma usun, et meile jätkuvalt kõige olulisemad on ikkagi keskkond, on nägemine ja sellele lisandub diabeet, mis on järjest tähelepanu rohkem ja rohkem väärib nii meditsiinivaldkonnas, aga ka mitte meditsiinivaldkonnas, sest tegelikult on võimalik ka oma elu standardite muutmise, toitumisstandardite muutmise